tõesti ei vaata taha, igatahes korralik finiš tuleb ka, nii et pange valmis number 58, number 58 ja number 93 ja Adi läheb finiši peale, kas on veel meetreid, kas on veel aega? Jah, näete, võttis, see asi läks finiši peale ja võitja võttis oma selle viimasel meetril, saab vist nii öelda, sellepärast tuli kiip korralikult kinnitada. Mehed tulevad ka teiselt poolt ossi, nii et korralik Virvar on siin nüüd käimas, aga kolmas koht on ka üle finišijoone. Raske töö on tehtud, number 94 on finišis. Allani aeg 28-27, Adus on 26-13. Nii ja neljas, esimene tüdruk on ka tagasi ja suur aplaus, 5,5 kilomeetrit tehtud ja meil on Tea tuleb ja teine tüdruk, teine naine, teile suur aplausis ja finiseerijad Tea on 5,5 kilomeetrit, väike tulema 89, nii et 2 tüdrukut on finišis, raske jooks on tehtud, seda on näha tunda, kui nüüd on kolmik tehtud ja 5,5 kilomeetrit ja meil väga hästi teine siis selle distantsi oma vandarühmas kindlasti ka. Aga sealt tuleb jooksed veel, veel ka kõndijaid, aga sealt tuleb ka jooksed ja siis tuleb meie ilunaustijad ja jõulunaustijad ja niimoodi jooksaksegi. Number 50 jõuab kohe siia Muremaale ja 5,5 kilomeetrit tehtud. Sealt tuleb veel järjest jooksed ja väiksed päkapikke. Number 57, läheb, lõpuni ei ole enam palju jäänud. Siit on veel mõni meeter ja tänane jõulujooks tehtud. Nii, tuleb nüüd koorme number 61. On parav, on kuum, aga jooks tehtud ilusti. 5,5 kilomeetrit tänases Jõgeva jõulujooksus. Jooks on tehtud, läks ka lõpu peale, nii et 5,5 kilomeetrit on väikestele spordiarvastustele täpselt nii suur, et jõutakse. Ei jõuta veel väga kõike paika panna, aga 4 nõmm ja eelmine kaupul on tagasi. Ja veel tuleb nii Markus Põder, järgmine Metsküla on tagasi. Ja Erki Matteus on tagasi lõpuaega 32-44. Rainis Puio, 5,5 kilomeetrit. Kui nii, et mine ja pane. Aga tuleb uusi tulijaid, meil on siis praeguseks hetkeks juba Tiina Säälis. Kus ta siin oled? Tiina tagasi. Millal Tiina tuli? Tuli. Tiinaga tagasi, kui Tiina on tagasi, siis on jooks peaaegu läbi. Obiga. Ja Tiina on seal, Tiina kui läks, seda me ei näinud ja seda kui tuli ka, aga Jõgeva Pro-Runderid on tagasi, on jooksu ära teinud ja Tiina lõpuaeg, mis täna 33.50 tegi, on kindlasti Muremaa jõulujooksu rekord, seepärast kiiret jooksu pole Tiina selle distantsis veel varem teinud, sest selle jooksu pole enne ka olnud. Eelmise kiitsu Andrus Kupp, 34.51, Pro-Runderi raudjärad on oma tänase jooksu teinud, kui üle finiši jõuab veel ka
taustaga kaamera. Ja võimalus on tulemas spordijoones, kellele tuleb maksta natukene raha, ainult pluss on vist 1 euro või on vist jah. Ja kui spaad ja saunad juurde, siis ootame teid kella 2 tagasi. Kindlasti ootame kella 2 tagasi, et siis hakkab auhindu jagama ja meie 5,5 kilomeetri auhinnad on järgmised. Esimene 19 maailmajuht, Georgis kuni 2006 aastal sündinud, N2049 sünniaastat 2005, 1976 ja meie N50 valgarühma jooksed sünniaastat 75 ja vanemad. Ehk siis 3 valgarühmas jagame auhindu. Kui korralik paar saab niimoodi vist öelda penalti, 14 toetajat lõpuaeg 12.36 ja üle 5 joone on veel spordiklubi Võhva Mare Õunaku ja Marge Pakk tehtakse ja mina olin. Vaadeku lõpuaeg 34.54. Nii, tubli tüdruk, tänane jooks on tehtud ja Liisa Vahtra on üle 5 joone tulnud. Siin ei jäeta ka mitte midagi, saatuse hoones 37.11 lõpuaeg meil seda oli Kristiina Mollin. Nii Kristiina võis 37.11 ja eks ma siin ka vahet puterdan ja jooksin võib-olla ajas natuke ette, aga nüüd on üle 5 joone. Nii, finiseerijad, teil on kaks soe, ärge siis külmetage. Kuremas spordijoones seal mäe all on kindlasti teile kõigile supp, mis juba ootab ja on valmistatud Murava elamustestide kokkade poolt. Suurepärane supp siis kõigile finiseerijatele, kes tahab puhtaks pesta ennast sellest spordiigist ja kuivade riiete vastu vahetada siis väikese tasu eest. Selline tasu suuruseks on eeldatavalt 1 euro. Saate teil tussi ajal käia ja meie ootame nüüd juba ka suurelt jooksus tulijad, sellepärast et kell on 12.38, et Jõgeva 10. jõulujooksu võitja Aadrus tuleb üle 5 joone. Ka Pro-Rummeri Jõgeva mees kõikidel jõulujooksul ilmselt osalenud, ilmselt ei ole ükski vahele jäänud, täpselt ei on ainult. Nägi, sinul on esimene jõulujooksu, läks hästi? Oled rahul? Kas see 5,5 ei sulle lühikeseks oleks tahtnud pikemalt? No, ilmselt, kes panevad koolmaratoni, ei tõesti. Nii, siit saaks selja auhinna, korralikult ärma sabe. Ei olegi vaja muud kui üle finissiooni number 81, 5,5 kilomeetrit tehtud nii. Nagu kuulete, siis 5,5 jääb justkui jooksutele veidi väheks, tahaks juurde, aga nüüd, kes on harjutanud, nende rohkem juba see 5,5. Sellises päevas ja sellises kiiruses veidi vähem tahaks rohkem, aga saab rohkem, järgmine kord jälle spardis 11 kilomeetrit. Ja jätan ootama tegelikult Jõgeva jõulujooksu võitjat. Tuligi ära, jah. Magasime maha, tahtsin nii öelda. Jõgeva jõulujooksu võitja. Aare Viitsar kordab oma endist aastate saavutust. Palju õnne, Aare. Palju õnne, Aare. Ja lõpuaeg siis jäi 39 minuti juurde, usutavasti oled rahul. Aare Viitsarel on ette näidata 3 aasta vanune, oli see 3 aastat, tähendab Jõgeva jõulujooksu võitja oli. Teist korda Aare võit käed. Nii, tuleb meie vägapikk number 52, nii palju on neid Eestis ja korralikult ka. Nii Angela tuleb üle finissioone ja jõudsid täpselt 40 minutiga, Angela on jooks tehtud ära nüüd kümneta, kui Jõgeva jõulujooksu võitja Aare Viitsar on finišis võitjana, nii et Jõgeva 10. jõulujooksul on võitja saanud. Aare tuleb. Äski tuleb. Siin on selle peal ja pane selle ära. Nii, Aaro Tiiksaar, Võrran spordiklubis, lõpuaeg 39.21. Siin on Jõgeva mehi, Aleksander Kuules on väga see Aleksander on meil ka nende Jõgeva jõulujooksude just selle Jõgeva korralduse juures ja Jõgeva maal on päris võitja. Ja Aleksander Kuules on võitja olnud, nii et eelmiste aastate võitjad on tegemas oma jooksejaga. Jõgeva 10. jõulujooksu võitja on Aaro Tiiksaar, kellele see on Jõgeva jõulujooksu teine järjekorras juba võit, järjekorras küll mitte, paar aastat ei vahele, aga palju õnne, Aaro, ilus jooksuna tehtud ja
arust, kuidas täna rada oli, palju treenitud on? Kus see 5,5 ei olnud ühtegi tõusu, seal on ju selline külgas ainult, eks ole ju. Nii, number 63 ja 5,5 kilomeetrit on tehtud, tubli tüdruk. Ja aitäh sulle osalemast. Mai sõnatakse lõpukilomeetrit tegi välja, lõpukilomeetrit välja. Välja teine ja kolmas mees on nüüd finišis ja kuld ja hõbemedal siis tänases jooksus. Urmas nende lõpuprotokolli. Pane siia. Kaaret Rava ja Martin Tarpea. Ja, olemas. Arvet on Aimuri Väimes ja Aimur on meil ütleme niimoodi, et Jõgeva üks spordiikoone juba varasest ajast mitme kord Eesti meeste maaduses 4. mees. Aga Aimurist rääkides siis hea spordiikoon mitme kord Eesti meester oma liidu aegadel kuulunud kindlasti Eesti koondisse maaduses ja täna spordiprogrammi eestvedav Aimur on siis tegelikult tegemas meie medalilauda ilusaks, originaalseks ja kenaks, nii et suur tänu Särkasport ja Aimur Säärits ja Aimuri Väimes oli tänases jooksus medalikolmikus ja nii, protokoll, mis toob nüüd järjest ja finišijoonele juba nii 11 kilomeetrit kui 5,5 kilomeetrit tulijaid, kui siis absoluutarvestuses Aaro Kiiksar täna võitja, Andres Raha täna teine, spordiklub Jõgeva Rand. Nii et ühtlasi oleme saanud ka Jõgeva kõige kiirema jooksu täna kätte. Martin Tarpea, Itali Redensberger, jooksupartneris täna 4. Priit Uubel, Tartu Quebec. Täna 5. ja 6. mees Taivo Kutter, Luik Triplet Stream. Mul on hea meel tervitada Luik Triplet Streami osa võitjat ja võistlejat, sellepärast et Luik Triplet Stream on ka siin Kuremaal laagris käinud ja võib-olla selleks võistluseks harjutused teinud nende radadel, aga Luikegi ootame siia tagasi, siis loomulikult harjutama, treenima nii Kuremaal elamuskeskuse spordikompleksis ja selline laager, mis teil kõigi värskelt meeles. Loodetavasti läks nii nagu soovisite ja loodetavasti olete uuel aastal meie juures tagasi. Nüüd aga sajandi jõululugu. Minka tegi seda, mida lubas. Meie esimene naine Jõgeva 10. jõulujooksu. Liina Kelk, palju õnne sulle! Ühesõnaga, kui George Michael on oma suurepärase Last Christmas ära olnud, võib öelda, et jõulud on
läbi saanud. Aga seda laulu on veel siis siin aasta lõpus selles viimases 2 nädalas nii palju, et kui ühel hetkel 1. jaanuar kätte ilusti temani ei lähe. Aga Saandi laul on ära mänginud tänasel päeval, aitäh sulle, Rigo, ka meie ürituse muusikavaliku ja helivõimenduse eest. Suurepäraselt ilusaid jõululaule on siia sätitud ja mõni ilus ütislugu ka siia vahele. Küll on nendel, kes pealt vaatavad ja küll on nendel, kes on ennast siia rajajate sätinud ülejäätel on palav. Head miniseeriad, kes on juba supinaud avatud. Juba ootab neid kuuma suppi nautima meie sportjoonesse, nii et kohe, kui olete oma hingamise korda saanud, meie esimese medali kätte saanud, sellepärast, et riburadapidi jõuab siia ka vanuserühmade kõige kiiremaid sportlasi ja meie vanuserühmade autastamine. Kogu lõpuprotokolli autastamine algab kell 14.00. Sinna on parajasti nii palju aega, tund ja 10 minutit kohe, nii et jõuate ära käia spordijoones. Kui grupp on valmis kõigile osalejatele, jõuate bussi on ära käia ja kell 14.00 ootame juba siia tagasi meie võitkeed, meie tänaseid võitkeed, kus siis naiste arvestuses Jõgeva jõulujooksu ja Hinna Kelk ja meeste arvestuses Aaro Kiisa. Üheviiskümmend mees Aleksei Kutjavin, 12 mees Lauri Sõõro, spordimoorsaks, spordimoorsaks on ka rajad. Nii tüdrukud tuleb veel nagu Vändast saad lauda armastati öelda, aga see aeg on möödas, Vändast saelaudu tuleb järjest vähem. Selle Kaljurand, Luik Triplets-Street, tere tulemast tagasi Kuremaale. Räägime Luik Tripletsite suurest laagrist siin Kuremaal ja siia ka teid oodatakse tagasi. Nii, Tiim Kailad ja Mart Kelk on tagasi. Sille Kaljurand, Luik Triplets-Street, Einar Nõmmiste, Oka Kampel, Lauri Sõõro, fondimootor Aleksei Kutjavin, teatavähtul, siit tuleb neid nimesid, kes siis meie divisjoone järjest ületanud on. Ville Markus Varin, Tõtta, Urmo Sibul, Meelis Veilberg, eelnevate aegade Eesti jooksukuulsus, jooksumees, kelle eelnevate aegade vaadati 20 aasta taguseid jooksuprotokolle ja näete Meelis Veilbergi nime kohe kindlasti selles protokollis. Nii et Meelis Veilberg, tere tulemast siia Kuremaale ja jooksufinissis siis ilmselt oma vanuserühmas ka. Täna teine. Kiibid, jah. Ääre pealt oleks unustanud kiibid. Korjame tagasi siia parkidesse, kus need parkid on. Jõuluvana juures ja jõuluvana seisab ja tervitab jooksed. Jõuluvana juurde palun tooge kiibid tagasi. Kiibid on meil vaja järgmistel üritustel ja siis me oleme jälle valmis meie jooksusõpru tervitama ja täpselt aega mõõtma, nii et kiibid palun tagasi jõuluvana juurde parki ja siis ootame juba spordijoonesse teid kõigepealt sooja suppi sööma, tussi alla ja kell 14.00 siia spordijoonesse tagasi. Jõulumeeskond, jõuluvana ja jõuluvanake ja jõulumemm siis on rajad tagasi. Nii nagu kokku lepitud tuli joosta. Kuidas? Ma võtan ära. Sina mõtlesid ära kohe. Ma võin seda ära.
finišijoone ehk üks mees, kellega ilmselt kõik eelnevad 9 Jõgeva jõulujooksu läbitud, nüüd siis 10. Erki Neder üle finišijoone, aga me juba mõtlesime, me juba sättisime kõige kiirema Jõgeva valla auhinna Erkile, aga kiirustasime sellepärast, et tänane, kohtunikud veel otsustavad, aga tänane teine koht Arlet Raha Jõgeva Ramm spordiklubi esindajana sai ilmselt selle endale. Nii et oleme audastamas kell 14.00 Jõgeva valla kõige kiiremat sportlast ja täna tundub selleks Jõgeva spordiklubi Jõgeva Ramm esindaja Arlet Raha ja finišis on nii, mis on meile kutsuta. Tartumaa Sandroomi klubi näiteks, Aldo Luts on jooksus tänase raja läbi 45 minuti 41 sekundiga. Nii lugupeetud finiseerijad, siin on päris korralik tuul tõusnud ja täna, kus tegelikult tuleb ju tervise eest ka ikkagi hoolitseda, siis seal all, kus Kuremõlula, seal on siis meie nägime kui Kuremaa spordikeskus, seal on teil avatud supilaud, soe maja ootavad, jõuate kussi all ära käia ja kella 14.00 siis viia tagasi. Informatsioon siis meie finiseerijatele, kõigepealt palju õnne, kes siis vastavad 5,5 kilomeetrit, kes 11 kilomeetrit selleks hetkeks läbinud on. See kiip kogutakse siis kokku sinna jõuluhoone juurde pakkasti, seal kevadilles see kiip, kui hakkame pärast otsima. Ja teile on siis nüüd juba avatud meie spordihoones, see on siit mäest alla minna, kus ujuma suur silt on, korralik soe õhk, supilaud ootamas teid. Mingi sööge kõht täis, et 14.00 olge siis tagasi. Augustame tänase võitlusahval uutarvestuse võitjaid nii pikemal kui lühemal maal. Augustame erinevate vanuserühmade võitjaid, kuulutame välja kõige ägedama jõuluauhinna ja jõuluvormi auhinna ja anname eriauhinnaga Jõgeva valla kõige kiiremale sportlasele. Vallo, palju õnne! Lõpp on tehtud, pidasid vastu, üles oled käinud Mati juures. Aga tubli, et ära tegid ja nüüd on sul vaja minna kuskile puhkekodusse kaastuma, ega sellest pikalt just. Nende vaadete pärast oligi tänane rada tehtud. Peagi, et sa nüüd järgmise korral jälle tule ikka. Mis siis, et kõige kiiremini välja ei tulnud, aga tule ikka. Tule ikka järgmine aasta jälle, siis on veel rõõmsid näha ja sama sõnad lähevad meie kõigile osalejatele. Tulge järgmine aasta jälle, kell on 1 tund kohe täissaarnast tänast jõulujooksu, 11 kilomeetrit on just kui lennates läinud, meil on juba mõned võitjad. Näete, see peab ilusad pilte, kui nüüd jõuab siia finišilinnakusse Tiit Lääne võistkond, Tiit Lääne meeskond ja naiskond, kus Tiit on ainuke B-esindaja, ülejäänud jooks
Meedias on Tiidus Tainerit, aitamast liitu ajalehe Vooremaa peatoimetaja, kõige viimasem raamat, mis Tiidus uuest tuleb, on Heino Endelist, jõulupakki sobiv raamat. Ostke ühise joonena on see meeskond, mille finissi joone tulnud. Jõudsite ilmselt ka, et Tiit ja Tiidu võistkond on need, kes on Jõgeva jõulujooksu kõigil 10 korral nüüd osalenud ja finissi joone saanud, nii et aitäh tulemast. Ja teiega kindlasti ka see mõte, et Jõgeva poolmaraton läks ju peaaegu sama rada, aga siis ühe aasta vahele ja usun, et ka poolmaratoni aeg tuleb ja saame siis Kuremalt startida Jõgeva oma ühele ilusale pärmile Vooremaa poolmaratonile. Nii, meie võistleja number 70 väärib oma aplausi tehtud. 5 kilomeetrit ja pool peale Jõgeva jõulujooksul. Tubli ja edu sulle meie järgmistel kohtumistel juba Kuremaal ja Jõgevamaal. 10. Jõgeva jõulujooks siis jah, ootab finiseerijaid nüüd suplilauas. Suplilaud on Kuremaa ujulas, Kuremaa spordijoones. Kõigile, et olge siis tagasi juba tunni aja pärast kell 14.00 algava laudaostamisseremoonial. Laudaostamiseks tänase võistluspäeva ruutarvestusi kiiremaid, samas eri vanusrühmade kiiremaid, nii lühemalt, pikemalt distantsi. Kuulutame välja kõige kiirema Jõgeva valvejooksja tänasel jooksul ja anname ka eriauhinna kõige ägedamale kostüümile. Tuleme kaamerist ära! Meil on 50 finiseerijat, kelle lõpuaeg on alla tunni. See on omaette märk 11 kilomeetrit alla tunni ja see lõpuaeg on nüüd võimalik alla tunni joosta veel vähem kui minut aega. 51 Aivo Kruusis, 59 Kaatist lõpuaeg ja nüüd on veel 30 sekundit. Kui nüüd saaks kellegi öelda, et pane veel gaasi, jaa, pannakse veel gaasi, et jõuda siia veel enne tunni aja kella. Lõpuprotokolli läheb siis nüüd aeg Dmitri Kolodole 59.38, nii 44, 45, 6, 7, 8, 9 ja jõudis. Nii täpselt veel siia viimasesse minutisse 12, 59, 55, 56, 57, 58, 59 ja nüüd on tund aega tänase stardist möödunud, ehk siis see maagiline tund, kui nii saab öelda meie 11,11 kilomeetrile on läbi. Nii ikka tasub oodata, aga meil on tund aega laudastamisseremoonia alguseni. Paras aeg käia Kuremaa spordijoones ja supp on seal kokkade poolt juba tükk aega valmis ja seda hoitakse just nimelt meie tänastele jooksuste osalejatele, kellel soe ja tahab dussi all käia. Loomulikult on ka dussiruumi lahti, väikese euro eest tuleb
küll see pilet unustada, aga saate selle eest korraliku sooja vee ja kuiva särgi. Pärast seda muidugi küll see aeg niimoodi, et päris spaasse ei jõua, aga laudastamine tehtud siis juurde ka spaasse, Kuremaa spa ja Kuremaa ujul on avatud täna kella 10-ni. Nii et seda spordielamust peaks jaguma. Igal juhul suurepärane, et ära tegite. Suur tänu kõigile, kes siis 11 kilomeetri pealt juba tagasi on. Suur tänu kõigile, kellele 5,5 kilomeetrit joostes kui kõigides ka kohe läbi saab. Nii et suur tänu. Tund aega on augustamisseremooniaga veel aega. Jõuate teha pärast finišijärgsed tegemised, et siis olla tagasi siin Kuremaa peahoone ees. Päike on küll ainult hetkeks kümme taha. Küllap tunni aega tagasi on. Ja siis juba laulustamine, kus siis auhinnad välja pannud terminal, kütusefirma Terminal, meie maaelu teaduskeskus ja selle pika keerulise nime taga, mida on hea lihtne Benki, lühendjad endale selgeks jätta Jõgeva kollane katkul. Jõgeva pann, suur tänu auhinnade ja toetamise eest. Spordiliselt Kalju, Toomas Laarmann oli ka siin näha. Siin spordirajal ei olnud, aga lapselapsega kenasti lapsejooksul osalemas Kanova Baltik. Eile oli kogu maakonnas siinpool Jõgeva linna tunda sellist head mahedat rapsikoogi lõhme. Kultuurkapital ja Metsik Lepp on auhinna laua eest organiseerinud, mis siis kell 14.00 läheb siin välja. Jookseb, kui pulss korda saanud, siis olge hea. Võtte siis kiit ka oma vigakillest, jooksuvikakillest lahti ja pange siia hästi jõuluvanna selja peale, sellepärast, et see järgmisele juba ootamas ja siis saame nende samade kiitidega järgmisi võistjaid tervitada. Tund ja 5 minutit on nüüd joostud ja seda Jõgeva jõulujooksu finišit nauditud.
ja 6 minutit on siis rajal olnud päris uus spordipäev ja raja muljed on sellised, et ei ole lihtne rada. Eks oli arvalt oligi, et tegelikult ei ole lihtsa maanteejooksuga. Punkt A ja punkt B on küll sama kõrgusel ehk start ja finiš samal kõrgustel, aga vahepeal tuleb laiuse koorel vaeva näha. Nii väga pikalt tulevad, ühes käes kepp ja teises käes on sõber. Ja teises sõbra käes on teine kepp, nii et niimoodi saab ka üle finišjoone tuldud tuubid. Aitäh, number 40 ja number 7. Tänane 5,5 kilomeetrit ei tehtud kenasti. Ilusat jõuluaega teile ka ja veel kord spordist tänasel päeval siit oma võtmas. Igal juhul tehtud lõpuaeg siis jaatund ja 7 minutit. Ja esimesed autod küll hakkavad kuremalt ära minema, aga meil on tegelikult ju veel parajasti ja pikalt aega, et oodata oma kõiki jooksjaid sellel pikemalt maalt ja lühemalt maalt, et siis kell 14.00 lüüa lõpuprotokolli punane joon ja autaustada siis tänase jooksu kõige kiiremaid, alates siis absoluutarvestuse kiirematest, aga ka manusrühma kiiremad mehed ja naised saavad lõpuprotokolli oma koha, oma auhinnad. Aga meie ootame teid kurema spordijoonesse soe suhtusema. Nii, kuuseke tuleb. Loodame täht on taevas, tänamas. Ja nagu kokkuleppe oli, selle vormiga minnakse ja selle vormiga tullakse. Kuuseke on üle finisjoone. Aga tuleb kohe ka väga pikk, kelle samm on väga pikk ja jõuab talle finisjoone.
Dunbergis on jõulujooksu finiš aastal 2025 tehtud. Dunberg 129, finiš. Tüdrukud pildistatakse ja nüüd jõuluvana juurde ka. Sealt saab selle jõulu kõige ilusama pildi, aitäh osalemast. Kõik finiseerijad, kui see punane kildikene on igakülgest lahti, siis jõuate veel kindlasti, teil on 13:12 Muremaa spordihoonest, Muremaa koomikust, siis endale korraliku jõulujooksu supi ära süüa, et kell 14:00 vee juures tagasi olla. Tubli on jäänud veel 1, 2, 3 ja kell on 13:12 lõpuaeg. Number 197 tuleb ka. On tehtud tänane raske päev, palju õnne ja ilusat 3. adventi. see, et need pealtvaatajad, kes tunnavad, et nüüd peale lõunat on läinud midagi väga külmaks, ja nii on. Väikest ka nüüd ei ole tavapäraselt. Õhtuks tuleb mõni kriibu külma. Meie sellises tiimi eest saab juba kindlasti punkte. Nüüd veidus on pildi ka. Koppa! Guess who's back? I think you are back and very nice run from you.
väikeseid krintse oma jõulupakkidesse panemas sellel aastal hulga. Väikesed krintsid, aitäh. Aga jutt jäi selle peale, et kellel teadvaatajatest külm on kellad 13.16. Ja kui nüüd hakkame mõtlema, kui kindlasti tundid kõige kiiremad 5,5 tuli, et siis jõuad ühe ligi veel panna. Ja 14.00 siis meie laudostamine, siin oli number 115. Tehtud, aitäh osalemast ja loodetavasti nautimast meie tänast võistlust ja rada. Pühapäev teatavasti enam väga pidulikeks õhtul ei lähe, küllap on reeded ja laupäevad olnud sellel aastal juba praegu täis suuri jõulupidusid. Nüüd aga jääb meil veel üks töönädal ja siis on suured jõulud kõikide kodudes, hingedes, maapoolt ka Eestimaal töödegi jõulurahu. Täna kõik maa tehtud, kell on 13 ja 18, aga oma kellale tuleb panna jooksukuulistandile jõuluaja tervitab 1, 2, 3, 4 tükki korraga. Ja ei ole keegi teisest kiirem ja keegi teist aegsemal 4 tükki korraga üle finišijoone. Aitäh teile tüdrukud, ilus jooks teile.
ja 24 on kell. Ütleme nii, et finisjoone juures on suurem sadi läbi saanud ja me oleme valmis siis oma võitjaid autustama. Kell 14.00 algavad finishitseremoonial. Jõgeva 10. jõulujooks saab ajalooks pidu siin. Suur spordipidu jätkub ja Kuremaa spordikeskuses on avatud kõik võimalused ilusat spordinädalat lõpetada. Ehk siis meie väike spa, meie suur ujula, 4 rajaga, meie jõusaal, lauatennise-laud ja piljard on avatud. Ootame nautima, ootame pereseltsis 3. agenti tähistama. Kellel plaanid tänaseks õhtuks veidi suuremad ja tahaks võib-olla veidi rohkem näha, siis Jõgeval 3. agendiküüdla süttamine koos meeskoori kontserdiga. Nii, Grand Old mehed on üle finisjoone ja tänane jõulujooks tehtud. Nii et kohe-kohe, päike on küll tõesti läinud pilve taha ja üks ilmateade lubas täna siia ka mingisugust lund, aga siia vastu ka kohe siis juba homses temperatuurid taas kord plussis ja suurt suusatalve siia terviseradadele lükkame ootame.
tänasest jooksust 2 lumipampukest jõuluvana riietega. Aga tehtud. Ei, meie siin oleme valmis teile tükk aega ootama, siin on näeb, nii palju me tuli. Aga siin on pool tundi aega, tund ära süüa. Vähemalt näeb tulevad juba tagasi. Hakkame autost sama ka. Meie 159 ja tegi siis liitstardi ja läks pea minut hiljem kui kõik teised, aga nüüd on lõplikult ja tänase päeva lõpetatuna tehtud, nii et palju õnne. 11 kilti nagu niuht. Nii, ja tulevad meil sealt lõppu sirgele veel üks paar väga tublisti päeva ära teid. Jõuluvana ka tervitab teid ja number taga 17 ja number 118 ja tehtud, tublid. Auhinnad on teid juba ootamas, esimesed auhinnad. Tehtud 11 kilomeetrit.
saab läbi, kui kell on 13 ja 42 minutit ja 30 sekundit. Tehtud tänane päev. Raske on ainult siis, kui on raske. Aga... No nii, tantsivad ainult need, kes täna ei jooksnud või ei kõndinud, kellel oli aega ja kellel ei ole jalgades seda 11 kilomeetrit ja kelle jalgades ei ole seda 5,5 kilomeetrit. Suur tänu teile kõigile Jõgeva 10. jõulujooksu startijatele ja finišeerijatele. Üks ilus spordipäev saab nüüd oma lõppu. Meil on autasustamisteremoonia just alanud ja suur tänu meie toetajatele Kütusejaam Terminal, suur tänu Maaelu Teadmuskeskus, suur tänu Jõgeva vald, Spordiliit Kalju, aktsiaselts Kanala Baltic, suur tänu Kultuurkapital ja müts maha Metsik Retk, see asi oligi metsik. Ja meie alustame oma autasustamisteremooniat siis 5,5 kilomeetri distantsi vanuserühmade autasustamisega. Neiud kuni 19 aastased. Ja täna 3. koht Anna-Liisa Soolind. Jõuluvana Raimond võtab oma kikekotis selle kõige väärtuslikuma. Sellest kotist leiate kõike kevadeks, suveks ja järgmiseks sügiseks. Täna 2. koht Liisa Vaatra. Ja meie neiud kuni 19 vanuserühma võitja Jõgeva 10. jõulujooksul Anni Roelpuu. Noored mehed saavad ennast valmis panna vanuserühm noormehed kuni 19 aasta ja täna 3. koht pronksmedal Kennet Saksnit. Kõik on veel ees, Kennet. Järgmise 10 aasta pärast Jõgeva jõulujooksu võitja täna 3. koht. 2. koht Rainis Puijo. Ja võitja noormehed vanuserühm kuni 19, täna siin Kuremaal Markus Põder. Palju õnne võitjad, palju õnne noored mehed, kõik on veel ees. On selline kuldne lause erinevates keetes. Meie kutsume autasustamispedestaalile vanuserühma naised 50+3 paremat ja täna pronksmedal jääb siia Jõgevamaale Tiina Sääli klubi Pro-runner. Ettevaatust pedestaalile minnes nii kiiresti kui hõbemedal ja 2. koht täna Jõgeva 10. jõulujooksul Pille Väinmaa spordiklubi L3T. Ja võib vist öelda, et kuldmedal jääb ka siia kanti, igal juhul siit kandi juurtega. Tänane võitja vanuserühmas naised 50+, Teamei spordiklubi Tõtta. Olete alati oodatud, mis siis, et vanuserühm juba selline on, et kõik on veel ees. Mehed 50+ ja 3. koht täna Andrus Kukk, Jõgeva. Mehed 50+ täna hõbemedal Peeter Puijo, spordiklubi treeningpartner. Ja see oli äge jooks, vanuserühm M50+ võitja Andrus Mikone, rahutud jalakesed L3T.
võitjatele, palju õnne võitjatele. Edu ja jaksu, olete alati oodatud. Nii, vanuserühm, distants 5,5 kilomeetrit, vanuserühm naised 20–49. Täna kolmas koht, Erika Taukul, Aja. Naised 20–49, hõbemedal, Mailis Rudissaar. Ja võitja meie vanuserühmas naised 20–49 on Helen Helmet. Vanuserühm 20–49, distantsi pikkus täna 5,5 kilomeetrit ja kolmas koht Margus Einard. Margust ei ole veel, täna hõbemedal ja teine koht Allan Luhaäär. Ja tänane võitja vanuserühmas M20–49, Tarmo Toom. Läbi aegade kõige ägedam finiš 5,5 kilomeetri absoluudis, mille võitjad küll täna ei selgitata, aga siin olid teie ees 20–49 meeste vanuserühma võitjad. 11 kilomeetrit tagasiside selline, et päris pikk oli, et Jõgevaga võrreldes veidi raskem rada, aga selline ta oli. Jõgeva jõulujooksu, 10. jõulujooksu rada stardiga siit Kuremaalt ja vanuserühm neiud kuni 19. Täna teine koht, Rahel Mällas, JJ Street Active. Hispaaniasse kolinud Joel Juhti spordiklubist, täna teine koht Rahel Mällas ja võitja Nele Kask. Noored inimesed, pidu on ees Jõgeval, suur kontsert ilmselt nii. Noormehed kuni 19 täna kolmas koht Mairolt Pärn. Ei ole. Teine koht Julius Putrins, Latvia. Kõik auhinnad jäävad siia. Nii ja võitja, vanuserühm noormehed kuni 19 täna Ragnar Puijo, spordiklubi treeningpartner. Võtab oma raudvara ja vanuserühm naised 60+ täna võitja Ilse Laur. Ja meie M60, meeste 60 auhinnakolmik on tõesti Eesti jooksu ajalugu. Võimsad mehed on oma jooksud teinud ja teevad edasi. Täna kolmas koht Rein Valdmaa. Reinu suur konkurent ja täna hõbemedalimees Meelis Veilberg.
võitja vanusarühmas M60 täna siin Kuremaal Maigo Matsalu. Vaatavad nüüd Eesti jooksu ajalugu. Päris ehe ja päris tipu ajalugu. Nii, naised vanusarühm 50 kuni 59, 11 kilomeetrit täna siin Kuremaal, 3. koht Aire Koik. Hõbemedal ja teine koht spordiklubisse Karmid Sussid Ulviland. Ja võitja aeg pea 2 minutit alla tunni. Kadi Ruut. Pildid ära lõppu. Kui autostamispedestaalile kutsutakse mehed vanusarühm 50 kuni 59 ja 3. koht täna siin Kuremaal Ahti Vainura. Hõbemedal spordiklubisse UP Sport ja Urmas Põldre. Ja vanusarühmas vanus 50 kuni 59 võitja 10. Jõgeva jõulujooksul Priit Tuubel, Tartu Kevek. Aitäh mehed ja tagasi aasta pärast. Jõulud on ju täpselt 12 kuu pärast. Kui naised vanusarühm 40 kuni 49, täna 3. koht Ville Visser. Hõbemedal täna vanusarühmas 40 kuni 49, Marika Vällik. Naised 40 kuni 49 võitja Kuremaal 10. Jõgeva jõulujooksul Silje Kaljurand, Luik Triplets tiim. Mehed on juba ootel, vanusarühm 40 kuni 49. See on siis meie tipptabel täna. Selles vanusarühmas täna 3. mees Aleksei Kutjavin, Beata Rattur klubi. Teine koht ja hõbemedal Martin Tarkpea, spordiklubi treeningtiim. Pärnu mees. Ja võitja vanusarühmas mehed 40 kuni 49 spordiklubist Well Run, Aaro Tiiksaar.
vanuserühm 20–39. Täna pronksmedal, 3. koht, Teele Olgo, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Hõbemedal ja 2. koht, Svetlana Zubova. Ja vanuserühm 20–39. Võitja täna siin Kuremaal Minna Kelk, Tiim Kaigas, Tartu. Vanuserühm mehed 20–39. Pronksmedal läheb täna Luik Triplets tiimi ja see on Taivo Kutter. Hõbemedali vanuserühmas võtab Vitali Regensberger, spordiklubi jooksupartner. Ja võitja vanuserühmas mehed 20–39. Jõgeva Ramm spordiklubi ja Arlet Raha. Absoluutarvestuses kõige suurem, kõige parem, kõige kiirem, kõige sitkem naine täna rajal Minna Kelk. Jõgeva 10. jõulujooksu võitja Minna Kelk, spordiklubi Kaigas. Meie enda juurtega Minna täna naiste kõige kiirem. Arvestuses absoluudi kõige kiirem mees, võitja mees Jõgeva jõulujooksul Aaro Tiiksaar, klubi Wellrun. Kaks näppu püsti, Aarole on see Jõgeva jõulujooksu teine võit ajaloos. Jõgeva valla kõige kiirem mees. Neid ikka oli. Me tegelikult oleme väga rahul. Jõgeval on palju jooksaid, Jõgeva jooksjad käivad treeningus. Kõige kiirem mees täna Jõgeva vallast Arlet Raha, Jõgeva Ramm spordiklubi. Sa taandad ennast, jah? Okei, veel ei ole. Siis läheb teisele kohale, kes on meil Jõgeva jõulujooksu Grand Old Man. Kõik 10 aastat käinud, Jõgeva valla mees. Nii. Ja, on küll. Erki Teder. Erki Teder tegi ära Jõgeva valla kõige kiirem sportlane. Erkit ei ole. Mis me siis teeme? Võtame järgmise. Viid ära. Nii, nüüd on veel siis üks auhind. Ja, nüüd on üks auhind, kus me auhind nendele kõige ägedamatele, kes ennast tänase päeva puhul spetsiaalselt ette valmistasid. See nelik sealt, number 25, 206, 20 ja tulge siia.
Nemad olid meil siiruviirulised ja nemad tegid 11 kilomeetrit, olge hea. Kuusekene, et sul ei oleks külmakest, ole hea, tule siia. Meil olid seal koeru päkapikud, tulge siia selle habemega. Oli päris keeruline joosta, aga lõpuni jooksid lõpuni. Ühesõnaga, Smurfid, teie ka ju, jaa. Teil oli mingi Ameerika nimi, Grinch, jaa, Grinch. No Smurf või Grinch on ju, teid mahub jõulukotti päris palju, tulge ka siia ette. Sellepärast, et tänu teile oli meie jaoks selline lõbus, vidinas inimesed pidid siiani naerma. Istuvad seal mäe otsas ja naeravad. Aitäh teile, tegite sellise ägeda jooksu ja tänu teile on meil naeru ka jõulude lõpuni, sügav kummardus. Ja head jooksusõbrad, oli ilus. 3. advent saab endale ilusa pärli. Jõgeval pannakse jõulukuusele küünal ja meeskoor esineb. Ilusat jõuluaega teile kõigile. Usun, et kohtume juba järgmisel aastal varasemalt ja varem kui jõulujooksul, 11. jõulujooksul, jõuludel 2026.